tuleb välja, et meie parklast on saanud üks suur turuplats, mis on tegelikult väga meeldiv uudis, seepärast et me just tahtsimegi turule minna ning apelsine osta veel, neid maitsvaid. Ja lähme siis vaatame enne, kui me Limassooli poole sõitma hakkame. Kaupa on siin turul väga palju. Kõik peaks olema enam-vähem kohalik või siis väga kohalikust regioonist, Türgist. Ostsime kohalikke maasikaid ja nüüd proovime, kuidas siis talvised veebruarikuised maasikad maitsevad. Mine piso. Extraula! On väga mõnus, täiesti kevade tunne, kõik linnud laulavad ja puud õitsevad ja imeline vaade meie selja taga. Hilda küll natuke sureb, aga me oleme kohe mäe tipus. Ta kahetseb seda, et ta palus matkamist. Agrose mägikülakeses. Siia viis väga selline kurviline serpentiin ja ka siit ära viib samasugune tee, nii et me peame natuke taastuma kohvikus väikse tee joomisega. It's not open. Siin on kirjas, et see on avatud ja see ei avane. Off-seasonil süüa saada on kergelt raskendatud. Alguses me saime aru, et ainult grill töötab, aga tegelikult just see grill ei töötanud. Nii et me saame tellida ainult võileiba. Vaade selle eest on päris kena. Ta peab suveni ära koguma. Nii meid tabas kitsekari. Jõudsime elusalt üle esimeste mägede. Me kohe siis jõuame sellisesse kohta, mille nimi on Afrodite kivi, mille ümber ujudes siis saad iga ringiga 1 aasta nooremaks. Hildal on plaanis tuleviku tarbeks mõned aastad seal maha ujuda täna.
tegelikult nad ujuvad praegu vale kivi ümber. Ja Hilda jõudis elusalt kaldale tagasi. Kuidas on muljed sellest intensiivsest ujumisest? Väga nice. Kivine põhi, aga jumala mõnus vesi. Siin on nüüd tegelikult ikka päris soe. 1,23 kraadi. Täiesti selline see korraliku suvemõõdu annab praegu välja. Isegi mul hakkas palav, kuigi mul hakkab väga harva palav. Te tunnistaks, et autotermomeeter näitab tervelt 22 kraadi. Siis kui Hilda endale sokid jalga saab, siis alustame me teed antiikse Curioni varemete linna poole. Järjekordselt Google Mapsi järgi läks meil väga feinisti. Ja selle asemel mäe otsa õigesse kohta sõita varemete juurde. Sõitsime meie alla randa. Vähe sellest, et sissepääs on 4,50, siis piletimüüja arvas, et Hildale oleks vaja 2 piletit. No kui nii, siis nii. Eks Hilda oli lahke, kui ta maksis ära selle 2 pileti raha. Need 2 tädi ei lase mul vlogi teha. Andke kannatust. E scevere vennannata da strongevere vennizin. Mestuzu vuru seftata da plani di rivides ja para duru buru damun. Ega siin selles varemete linnas on väga näha hästi, et selle linna hävitas ikkagi maavärin. Ega siin midagi väga säilinud ei ole. No nii, kuidas me jäime rahule Curioni antiiksete varemetega? Varemed ikka, jah. Kiviõnnikud. Just. Natukene lahjapoolne. Kreeka. Hilda, mis sa said? Kalamari. Me tahtsime tegelikult neid 8 jalgu, aga saime hoopis kana ja kalamari. Ma sain mustad asja. Jah, Maadi tellis teed, rohelist teed, aga sai musta vee hoopis. Bulgaaria tädi üritas siin meilt röövida 3 euri, sest ta tõi meile vale asja. Meie tellisime fraitud, tema tõi meile grillitud. Ja siis arvas, et me peaks ikkagi rohkem maksma, aga ma jäin endale kindlaks ja saavutasin võidu. 3 euri. Yes. Meie laual on siis täna ehtne Küprose vein Commandaria, mis jutu järgi olevat siis maailma kõige vanem nimeliselt tuntud vein. Ja olevat ka kuningate vein, nii et täna siis joome meie seda pidupäeva puhul. See on meil 15%. Hilda joob 1 klaasi ära, et ta on juba laua all.